Nagu veebiseminari alguses mainisin, jagame ka mõningaid näiteid pakendimaailmast. Seal branding ja keskkond ikkagi käivad käsikäes. Šveitsis on spordialatside tootja või spordialatside bränd, mille nimi on On. Ja nemad soovisid luua innovatiivse ning keskkonnasõbraliku pakendi, et siis pakkuda klientidele unikaalset kliendikogemust ja ühtlasi tõsta ka oma sotsiaalset vastutustunnet. Ja nende lisasoov oli, et pakend oleks valmistatud täielikult Šveitsi toodetest ja spetsiaalselt siis ka e-kaubanduse jaoks mõeldud. Aga kuna Šveitsis paberivabrikuid ei ole, siis meie Antolise kolleegidel tuli kastist välja mõelda. Nii siis töötatigi välja murupaberil põhinev pakendi lahendus. Ja see valik võimaldas ka edaspidi tagada tootele õige kaitse. Ehk siis pakendi suurust kohandati toote mõttega, minimiseerides võimalikult palju õhutransporti ja loomulikult siis murupaber ka materjalina taastuv ja kompostitav. Mis veel olulisem, et see on siis Šveitsi päritolu. Ja teine näide pärineb Adidase projektist Made to be Remade programmist. Selle tooteseeria tooted on valmistatud 100% monomaterjalidest. Toote kasutusea lõppedes saab need Adidasesse tagastada, mille järel toodet taaskasutatakse kaupade toormaterjalina. Ja tagasi saamise soodustamiseks on loodud korduvkasutatav pakend, mis on samuti valmistatud taaskasutatud materjalist. Ja üks näide siit samast Eestist, kus siis on kasutatud alternatiivmaterjaliks villa ja pakendiks on siis villaümbrikud. Need on lambavilla jääkidest siis põhimõtteliselt toodetud pehmendusega postiümbrikud, mida siis võib kasutada erinevat tüüpi esemete või saadetiste transportimiseks. Ja siit veel üks näide Eestist endast, et tegemist on siis eestimaise täitematerjaliga, mida ka pakendamisel kasutatakse ja mis siis on selline puitspiraal. Materjaliks on seekord saetööstuse jääkmaterjal, aga tulemus kui selline on väga soliidne ja alternatiiv siis täide kastidesse või pakkidesse plasti või paberi asemel.